Mis me siis rääkima pidime? Sa küsisid, et kuidas mul nädal läks. Nädal läks huvitavalt. Eksperimente täis nädal. Ei saanudki aru, kas need eksperimendid teevad seda mitte tegelikult. Mõju oli tunda mingisugust erinevust küll. Aga ma ei ole päris kindel, et mulle hetkel tundub see, et minu ATH diagnoos või kuidas iganes seda nimetada on, ma saan hakkama ise. Aga ja ehk siis ma tunnen, et ma saan hakkama vist ise. Aga eks paistab. Mul on küll ideed, mingisugused need asjad tunduvad mulle toimivad ja et asjad saaksid tehtud. Nii et ma ei teagi. Ja siis, mis veel oli panevad peale selle, et ma ATH-d raamisin. Ja Startup Day oli ja mingid koolitused asjad olid ja ühesõnaga tegelikult oli äge nädal, mulle meeldis see nädal, sest et see oli põnev. Ja Startup Day'l oli vahva see, et see läks nii kiirelt ja kõik oli äge seal meeskonna poolt, mis meeskond teinud oli kõik. Mina käisin ainult nautisin. Ja kodus oli ka minu arust tore. Tegelikult see nädal. Tegelikult oli kodus ka tore või? Ei, kui armas see osas oli, see kõlas nagu muidu oleks. Nii muidu on ka. Selles mõttes, kui ma praegu mõtlen ka, siis suht siuke stabiilne nädal oli, et ega mul nagu mingit actionit ei tulegi, enda sees tuleb, aga ma mõtlen, et üleüldse nagu nädala lõikas väga midagi sellist suurt. Huvitav, kas on sellest, et see plaan, mis eelmine nädalavahetus oli meil viimane, et oli meil plaan koristamise ja muude koduste tegevustega, siis me otsustasime uue plaani järgi ja nüüd see plaan ongi ju käinud. Nüüd ainult Remo koristab, sest et üle päeva ongi vaja koristada. Jah, et nüüd on lihtne. Nüüd mina ainult koristan. Nüüd on mul väga lihtne. Ei, tegelikult ma koristan jooksvalt kogu aeg. Ja kusjuures jumal lebo on minul niimoodi. Pool tundi võtad aega ja korista ära. Aga ma ei tea, mina toon mingi pusa peale siis. Ma pean vist tooma, Räägi korra. Ja, ehk siis mis ma tegema hakkasin oligi see, et eelmine nädal sai kokkulepitud, et nüüd me teeme koduseid töid võrdselt. Ja mis võrdselt tähendab, on see, et ülepäeviti on vastutus siis ühel ja teisel inimesel. Koristamise, söögi tegemise ja kogu olmetegevus, mis on sellised mõttetud tegevused, mida lihtsalt on selle jaoks vaja, et elus püsida. Või nagu, et oleks vähem normaalne. Ja kokkuvõttes, kui ma seda teen, siis ongi minu arust, mul on vähemalt lihtne, mul on kontrolli all ja asjad on tehtud ja see ei võta nii üldse aega. Ehk selles mõttes väga lebo minu arust on see uue süsteemi järgi on väga hea nagu seda teha. Et siis ei ole vist, siis ongi nagu kõik ilusti võrdne ja hea ja mõlemad on rahul, vähemalt siiamaani see on toiminud. Ja laupäeval eile ma tegin ka vastavalt sellele, nagu ma kokku leppisin, et ma tegin siis hommikuplaani, kui keegi teine plaani tee. Ja siis see plaan nägi välja siuke. Kusjuures selle plaaniga oli hästi veider koht oli see, et tavaliselt olen mina see, kes ütleb, et nii palju on asju vaja ära teha ja mulle kogu aeg, et minu häda on olnud see, et mina pean nagu mõtlema, mis on kõik. Ja siis Remo eile võttiski kätte, ütles, et davai, et tegi nimekirja valmis, vaatas enam-vähem kaua kõik asjad aega võtavad, ütles nii, nüüd hakkame tegema ja siis ma tundsin lihtsalt siukest frustratsiooni, et ma ei viitsi, et mis mõtles, et ma tahaks niisama olla ka nüüd vahelduseks korra nagu lihtsalt puhata. Aga tegelikult sain aru, et kõik asjad ja siis ta ütleski, et õhtuks oled muidu ju pärast pahane ja frustreeritud ja kurb, et kui kõik asjad on tegemata. Aga tegelikult see ei olnud üldse nii lihtne hakata mingi, kui keegi teeb sulle plaani ette ära, et davai, et kuule nüüd hakka, et 2:30 lähed poodi ja ma mingi ok. Kusjuures see isegi on päris, see on see huvitav nüanss ongi selle juures, et ma teen plaani valmis, aga mul ei ole üldse probleemi seda plaani muuta.
sest sisend oli siin sinu antud, sul oli siin kirjutatud need 8 asja, mis sinu arvates teha vaja olid, see oli sinu tehtud. Mina panin nad just järjekorda, kirjutasin siia juurde, kui palju need asjad aega võtavad umbes. Jagasin nad enam gruppidesse ja siis selgitasin, et näed, see minu arvates see, kuidas need asjad saaks ära tehtud selliselt, et me saaksime õhtul siis, ma ei tea, vaadata filmi või teha mingeid muid asju, mida... Selleni me ikka jõudnud, jah? Jah, sest et see ei olnud järelikult nii oluline. Ja siis ma panin need ritta ja siis ma ütlesingi, et mis iganes läheb meil aega. Et 1,5 tunni pärast peaks siis poodi sinna minema, sest et neil ei tahtsi see poodi minna aasta lambipirne. Ja mina ei tea, mis veel oli vaja, midagi oli vaja. Aga siis ühesõnaga... mul tuli üks asi meelde. Ja siis mis oligi hea selle asja juures oli see, et tegelikult kuigi ma planeerisin 1,5 tundi, siis tegelikult umbes 45 minutiga oli koeraga käidud, käru parandatud, taara ära viidud, siis mingisugune piimaaparaat, mis meil siin on ära puhastatud, tegevusmatt ära pestud, garaaži seina plaadi teema ära kirjutatud. IT lasteaia asi oli käima lükatud. Ja põhimõtteliselt kes mis siin kirjas olid, kõik need 8 asja, kõik olid mingisuguse 45 minutit tehtud ja siis sai koristatud ka veel ära. Ma koristasin ära ka. Ja siis ikka veel oli aega. Ehk siis umbes 1,5 tunniga sai kogu checklist, mis me kirjale pandud, mis tundus ilgelt pikk ja ilgelt suur, tegelikult tehtud. Koos ongi lihtsam. Jah, ongi. Aga ikkagi, isegi kui oligi see asi, siis sinul oligi see, et sa tahtnud seda teha. Ühesõnaga tekkis siuke vastupanu. No ma sain aru et mul tekibki, et tegelikult ma tahan, et sa nagu aitaks ja teeks ja siis kui sa teedki nagu lendad siis oma plaaniga, et selles mõttes plaaniga, et ütled, et nüüd hakkame tegema, siis mul on nagu mingi, miks sa käsitad mind? Ise teen kogu aeg seda. Sellepärast, et sa tahtsid õhtul filmi vaadata. Ma tean. Ja siis mul oli ka argumendid, et kas sa tahad õhtul filmi vaadata? Ma tean. Lihtsalt see oli huvitav mulle. Selles mõttes, et ma saan aru, jah, see oligi see, et tegelikult ma olen tahtnud seda, et sa haaraks initsiatiivi nendes kohtades. Ja siis see oligi huvitav ja kõik asjad said nii kiiresti tehtud. Ja siis oligi nagu blank. Aga ma arvan, et see taandub sellele sisemisele kõikidele protsessidele, mis ma olen see nädal ka teinud. Et see kuskilt sealt tuleb ka, et ilmselt mul on enda sees mingi negatiivsus uss ikkagi. See, mis unes nägid? Jah. Minu nädal, tänan küsimast, oli väga huvitav nädal oli, selles mõttes, et väga palju taipamisi oli see nädal, nagu niisuguseid imelikke kohti, kus mul on isegi ebamugav rääkida, mul on terve nädal ebamugav rääkida nendest asjadest. Reedel sa saatsid mu siis... sõbranna sünnipäevale, ma olin esimest korda lapsest nii kaua eemal ja ma pidin 2 tundi peaaegu, 1:45 sõitma Aegviitu Tartust ja siis tagasi ja ma sain sünnipäeval olla mingi 2-3 tundi, mis oli selles mõttes täis lape minu jaoks, sest et mul oli nii raske olla eemal, pluss see sõit oli nagu täis ikaldus, ma pole nii ammu nii pikka otsa sõitnud ja ma sain nagu kõik siuksed asjad, mis mulle ei meeldi, pime põdramärgid kuskil, ma ei tea, väga halb nähtavus, vihm, auto värises tee peal, kui suured autod mööda sõitsid. Hästi palju oli siukseid kohti, mis mul üldse ei meeldinud kuidagi. Ja siis ma terve tee peal mõtlesin ikka mingi 3 korda kindlasti, et ma keeran ringi. Ma kirjutasin veel Remale ka mingi hetk tee peal, et nii õudne on lihtsalt. Ma olin juba poole tee peal, siis ma mõtlesin, kas tulla tagasi või mitte, aga ma sõitsin ikkagi edasi. Ja tagasi oli juba lihtne, sest siis ta juhatas mind Tallinn-Tartu maantee peal. Aga väga hea tunne oli, sellepärast, et ma nägin, et kõik oli väga hästi, kõik läks väga hästi sul lapsega. Mitte, et ma oleks arvanud, et ei lähe, aga ikkagi see oli hea tunne. Ja nüüd mul on jälle teistpidi, et mulle tundub, et laps on nüüd järsku jube issikaks läinud. Mul ei vaadata otsagi enam, mul nagu veits imelik on, et sinuga sööb paremini ja minuga ei söö ja natuke kurb, et mõtlen, et ma olen 5 tundi ära ja siis ma olen nagu pesast välja heidetud juba. Aga ja see nädal jah, et mul oli emaga hästi, mul oli see ATH kõne
esimene siis vaimse tervise aega. Ja põhimõtteliselt ega selles osas ta ütles, et ma võin endal ikka nagu need ajad ära broneerida sinna, et pärast intervjuud on veel mingi test ja et see tundus nagu suht suur tõenäosus, et ma selle diagnoosi saan, et ma võin nagu kohe, ta ütles, et tühistada saab ka alati, aga siis ma sain sealt mingi küsimustiku, et milline ma nagu olin siis lapsepõlves ja siis tagasi tulles Tartusse, siis ma rääkisin oma emaga oma lapsepõlvest ja me oleme hästi palju rääkinud nagu erinevate teraapiavormide käigus ja nüüd me nagu tekkis mingi tervikpilt sellest, et mis minu need, miks on asjad olnud nii, nagu nad on olnud ja ei olnud meeldiv. Selles mõttes, et hea oli selgus saada, aga meeldiv ei olnud, et ma tunnen, et ma olen justkui nii palju tööd ära teinud ja mul on tegelikult veel nii palju teha. Ja siis see unenägu ka jah, et ma täna, mul on hästi intensiivsed unenäod ja ma hästi palju asju protsessin unes nagu, et selles mõttes ma saangi nagu unenägude läbi, ma ei ütle, et ma nagu mingi vastuseid saan või midagi ette näen, mitte seda, aga mul on hästi tõetruud ja elu sündmustiku unenäod, et ehk siis ma nagu saan hästi palju taipamisi sealt mingite asjade kohta. Ja eile õhtul ma mõtlesingi, et mis on siis nagu minu praeguse aja kõige nagu võib-olla esmane või kõige suurem takistus elus. Ja siis ma nägin sükast, ma ei hakka seda kirjeldama, hästi huvitavat unenägu ja siis ma sain aru, et see on minu ma ei tea, see on siis kõik see kõik või mitte midagi ja see, et ma olen nagu hästi nõudlik ja selle läbi ma siis märkan asju, mis on valesti rohkem kui neid, mis tegelikult hästi on. Et see uni etendas seda väga hästi, et mul oli nagu kõik nagu üli, aga oli ikka nagu, aga rikkus kõik selle muu ära, mis nagu oli, ja see oli veel nagu ekstra, selles mõttes see ei olnud veel nagu selle, et ja siis me hommikul rääkisime ka sellest, et tegelikult eks sinu unneos oli sul antud mingi ideaalne maja ja kõikide muude asjadega välja arvutada ainult asi, mis oli olnud ideaalne. Ma ei tea, kus see tuleb. Ma ei tea, mingid tõupallid endasid seal. Seal oli vale sisustus. Ja sisustus oli vale. Jah, et seal oli tehtud mingi heategevusprojekt veel umbes, et muidu on nagu, ostad selle karbi on ja see oli mingi täiesti ideaalne maja nagu, täpselt siuke nagu kõik oli nagu suur, kõik on ju. Korter oli selles mõttes, mingi ühel korrusel oli jõusaal veel ja siis aga sisustus oli, ta oli sisustatud siis nagu, muidu lähed ju tühja karpi on ju, aga siis oli nagu võimalus, et disainerid saavad siis nagu proovida kätt või midagi ja siis seal oli tehtud sellisest vanast mööblist nii-öelda sisustus, et nagu sellised veits nõukaaegsed ja ma olin nagu täiega pistof lihtsalt see tundus nii rõve ja vastik ja ma olin nagu täiega pahane. Ja voodi oli liiga väike ja mingi 100 häda oli ja tegelikult elasin mingi ideaalses majas lihtsalt nagu unistuste majas on ju, siuke unistuste korter, täiesti idekas igatepidi. Ja see oli huvitav jah, selles mõttes, et ja kusjuures ma vaatasin, et üks naine jagab kogu aeg, keda ma jälgin, et ta astroloogia järgi siis vaatab, et iga öö nagu kirjutabki, et mis unenäod tähendavad, et kas täna on nagu suvauni või siis on, ja täna oli täpselt see sama teema. Oligi, et mida sa peaksid nagu, et alateadlikult, mida sa peaksid teadma, nagu mis sind siis nagu, mis sind takistab või nagu mis sul valesti on või midagi sellist, et oligi tänane kusjuures teema, kuigi ma seda üldse enam ei näinud. Ja see läks õigesse kohta selles mõttes, et ega ma märkan seda oma ümber ka ja märkan tavaliselt seda, mis endas on, ja et ma märkan ka neid pigem tass on pooltühi kui pooltäis. Ma märkan seda teistes palju ja tegelikult ma märkan seda endas ka. Ma olen nagu... Minus ka või? Sinu ikka ei märka seda, sul ei ole sükast asja. Ja sinu pealt ma olengi hästi palju näinud seda. Et sul on alati nagu see lahendusele orienteeritud, et okei, kui midagi meeldis, mida teha saab, et meeldiks või mis siis järgmine samm on, et teha paremaks asja.
et seda ma olen ju seda teinud, noh, ma olen selles protsessis nii-öelda, aga ma pole nagu, ma arvan, et see oli üks osa sellest ka, mida ma oma emaga rääkisin, et mul sai nagu pilt selgemaks. Mis siis, millest ma koosnen nii-öelda, et mis on see elutee olnud siiamaani ja vastuseid võib-olla, ja mul oli hästi oluline see ka, et mu nagu ema sai ka nagu mõistis mind. Et selles mõttes, et ta nagu võttis, selles osas ka võttis nagu vastutus selle eest, kuigi ta ei ole süüdi. Aga et mulle meeldis nagu rääkida oma emaga selliselt, et ta nagu mõistis mind ja ta mõtles kaasa hästi sellele, et mis siis valesti läks mingi hetk. Et see oli hästi nagu hästi tore oli rääkida. Ja need sisemised kohad on olnud jah sellised, et huvitav. Siis mul oli vahepeal oli siin hull drive, oligi nagu mul tekkis hästi palju ideid podcasti osas, et mida teha, kuidas teha. Et see on mingi asi, mida meeldib meile mõlemale teha ja meil on hästi palju nagu mõtteid. Mis me siis teeme? Mis mõtted sul teksid? No selle iganädalase nagu kokkuvõtte juurde ikkagi tahaks nagu mulle meeldib see suhte arengu teema. Mulle meeldib areng nii-öelda ja suhte juures ongi, sest et minu arust suhte juures hästi oluline aspekt ongi see, et tegelikult suhe on sinu nägu. Et vahet nagu selles mõttes, et suhe on arengus kogu aeg, et me areneme inimestena kogu aeg ja noh, olen jõudnud ja me oleme ka rääkinud sellest hästi palju, et sa võidki jääda nagu partnereid võib-olla vahetama, kui sa otsa endale vaadata ei taha. Ja siis on lihtsam nagu inimesega lahendada neid asju. Kõigepealt iseendaga loomulikult, aga et suhtesiseselt, et kui on ka inimene, kes ka, kellel on oluline areng parema mina suunas tegelikult. Ja see on üks asi, millest mulle meeldib arutleda ja rääkida ja me võtame päris üksipulgi tegelikult ju neid asju läbi, et me oleme teinud väga suure protsessi terve oma suhtega ja iseendaga nagu ka selle juures. Et jaganud väga, väga valusaid kohti ja väga olulisi kohti ja vaadanud otsa iseendal ka kohtadele, millele muidu võib-olla ei tahaks vaadata. Lihtsalt, et suhte kontekstis on oluline, et sul on nagu on oluline ise endal otsa vaadata kogu aeg. Tähendab, et meil on vaja mingisugust loogikat siis sellel taha või? Et suhte arengu teema on ju, mis see tähendab? No selles osas, et ma arvan, et meil tekivad need vestlused ja asjad ju ikka protsessi käigus on ju, et meil on, eile ka ju me rääkisime tegelikult väga pikalt hommikul. Mitu tundi. Et lihtsalt võib-olla rohkem neid kohti võib-olla kokku võtta ja jagadagi pildi vahendusel ka selles mõttes. Et seal on, ma arvan, et on kohti, millega võib resoneeruda paljudes paarisuhetes. Ma arvan, me peame selle podcasti stuudio hommikuteks viima teised õppe. Kui see on lihtsasti teostada, peab proovima. Ma usu, et see eriti ka palju rohkem aega võtab. Võimalik. Ja siis sealt tekkisid veel mingid mõtted, mida ma veel ei lasknud olla praegu. Et mul tekkis päris nagu tugev visioon mingite asjade koha pealt. Et oli tekitas elavust. Kas sa lähed kõigutud korraks proovida? Jah. Tavi. Vaatame, mis siis laps teeb. Kas laps jääb magama? Kui siis saab podcast läbi.
nii kaua, kui mina sussa otsisin, et mitte palju õue minna, nii kaua oli Preili juba oma silmad lahti teinud. Nii et... Jaa, ühesõnaga, mis me nüüd siis teeme? No me peame jätkama pärast, sest et Itiga ma siin... Ja kui me pärast jätkata ei saa, siis... No siis vaatame. Mis meie põhiline sõnum nüüd on siis tänaseks? Päris elu on meie podcasti nimi, mulle tundub ikkagi, sest see praegu ongi päris elu, nagu te näete. See on päris elu. Ma vain see kinni, et tegelikult meil nagu mingit konkreetset plaani pole. Lihtsalt arutada ja näidata, kes me oleme ja kuidas me lahendame oma päris elu asju. Ja kuna me lahendame need päris elu asju siin samas, siis tegelikult sellest on kasu meile. Ja kokkuvõttes, et siis kui see sama väike plika kasvab suuremaks, siis tal on võimalik tulla internetti ja vaadata, mida tema vanemad rääkisid kunagi ammu. Ja siis tema saab ka vaadata, et mina olin nii väike, tulin siia vaatasin, ja minu vanemad lindistasid ja mul on hea meel, sest nüüd ma tean, millised mu vanemad olid ja mis nad rääkisid. Ja see oli üks point ja, mida me mingi hetk rääkisime, vaata, et tegelikult on nii äge, et kui pärast, et esiteks enda ise vaadata nagu, et kus ma olen ja kus ma olin ja siis, et lastel on tegelikult üliäge vaadata ja no mina mõtlen ikkagi selle peale ka, et ükskõik, mis minuga elus juhtub, siis lastel on kuskil mingi märk maas, et milline see emme siis oli. 100%, et neil on, ja ma arvan, mina tahaks küll vaadata ja nüüd ongi, tänapäeval on see võimekus olemas ju ja kõige parem koht, kuhu seda panna, et see kunagi ära ei kaoks on internet. Sealt ei kao mitte midagi, mitte kunagi ära. Ja ma ise ütlen, et nagu võib-olla selles osas teraapia vormina ka, et praegu oleks mul endal palju lihtsam, kui ma näeksin, kuidas toona mu ema mingid asju mõtles või mis ta nagu, või isa ema. Et kuidas nad mõtlesid ja kuidas nad maailma nägid, et oleks nagu, annaks endale palju konkreetsema pildi, sest et kes see nüüd ikka mingi 30 aastat hiljem, 35 aastat hiljem mäletab, on ju. Et mis siis oli ja mis mõtted olid ja mis tunded olid. Et isegi oligi, et vahepeal oli nagu raske ema nagu, et ema ütles, et ei mäleta nagu mingeid asju, et ei mäleta nagu nii spetsiifiliselt mingeid asju. Ja kui lapsed vaatab seda, siis ta peab ikkagi nägema päris elu. Mitte seda, mis me näitame internetile. Ja et selle pärast selle asja nimi ongi päris elu. Oled sa nõus muga või? No ma arvan küll, jah. Kas sa oled nõus sellega ka, et sa Instagrami hakkad timmima või? No jah, mis mul muud üle jää. Ega mul aega ju nii palju selles mõttes. Mis see siis on? Paneme aga siia nimekirja ja mina ütlen, et tee ära ja kell 2.30 ja. Jah. Võt. Kas lähme teeme mämmi või? Olgu. Siuke see nädal oli ja niuke see nädalavahetus selles läheb. Tšau. Bye.